Tere hommikust, tere tulemast sellesse vlogi, käes on teisipäev ja ma istusin just maha, et süüa oma keedumunasaiesid. Ma ei tea, mul on praegu mingisugune keedumuna aeg ja kui ma mingi aeg mulle meeldis, et see kollane oli nagu vedel, siis praegu ausalt öeldes oksa tuleb kurku, kui ma mõtlen sellele, et see oleks vedel. Nii et selline keedumuna eera siis minu elus, aga põhimõtteliselt ma söön. Siis ma panen ennast valmis ja siis ma lähen Aleksandria juurde matšasid testima, sellepärast et ta avab, issand, kas ma nüüd ütlen õigesti, 17. mai, ma küsin üle selle info, aga minu teada 17. mai avab ta Balti jaamas Nupstopsi boksi, kust saab siis Dubai šokolaadiga maasikaid, siuksed maasikatopsid. Ja siis, kui ma käisin viimati tema juures, siis tal oli nagu vaikselt see idee kuskil nagu ennem ka olnud, aga ta näitas mulle neid mingisuguseid turundusmaterjale asju. Kõik on siuke heleroosa ja roheline. siis mul oli mingi, oh my god, sa peaksid matšat pakkuma seal. Tal maitseb ju ka matša ja nagu veel mingi maasikamoosiga matša. Et nagu see sobituks ideaalselt lihtsalt sinna. Ja siis tal hakkas ikkagi rohkem see mõte kerima ja nüüd ta seda teha tahab, nii et ma lähen siis testima matšasid, et ta saaks oma retsepti paika, et mida seal pakkuma hakata. Nii et väga elevil. Praegu siis ma endale matšat ei teinud. Ma olen ausalt öeldes täiesti nõutu oma naha osas. Nüüd mul on nagu otsaesine täis mingid pisikesi, punnikesi ja tavaliselt see on märk sellest, et mingi toode mulle ei sobi. Vähemalt varasemalt on niimoodi olnud. Aga ma olen praegu alates eelmisest või äkki isegi juba ülemisest nädalast kasutanud ainult neid tooteid, mis ma tean, et mulle on sobinud pikaaegselt. Ehk siis ma lihtsalt ei saa aru, mis toimub söögi poolest. Ma ei tea, et ma oleksin söönud midagi uut või midagi, mis võiks tekitada siukse reaktsiooni. Ma ei söö praegu üldse peaaegu magusat või väga nagu vähesel määral ja pigem mingi, ma ei tea, kreeka jogurt mingi moosiga või mingid siuksed asjad, et mitte mingi šokolaadi. Ehk siis ma ei tea, mis toimub ja ma ei oska nagu midagi teha. Eks ma lihtsalt loodan, et ajaga läheb ära. Ma ei tea, ma nagu enda arust nagu nii stressis ka ei ole, et mu nahk peaks olema nagu mingi ehk siis ma ei tea, mis toimub ja saab mind natuke närvi, aga no, mis sa teed, on ju? Aga mina üldiselt isegi tõstan teda nagu kerge selle ängli alla, et siis sa näed esiteks, kas midagi jäi põhja, vaata, siis sa saad siit põhjast selle kätte, esiteks. Ja siis, kui ta on niimoodi ühes nurgas, siis sul on palju kerge No, see on ikka kiire. Matša ekspert Kati õpetab, kuidas asi käib. Lõpuks õrnalt niimoodi nagu pinna kohal aeglasemalt, et siis sa saad need pisikesed mullid nagu microfoomimaks. See on siis see on siis Põltsamaa maasikamoosiga, kus on vähem sukkurt ja see on siis mooliniga. Ja siia ei jää seitele. Aga see on nii maitseb ju. Oli see magus või see või? Mulle meeldib see rohkem selles suhtes. Millega see oli? See oli see on püreega. Jah, moonini siirup või püree. Ja püreega ja see on moosiga. Mulle meeldib see rohkem. No kohe jõuame ekspertideni. Mul on siuksed žüriid siin, et... Aga maitseb. Ja poker face on tuli said saruna. Mida? Näost ei olnud midagi näha, et ma ütlesin, et väga maitseb. Poker face'id, ma ei saa aru. Väga maitseb. Väga maitseb. Väga maitseb. See on jah. See on magus. Ma ütlen nagu Magda Küti, et ma võtsin seda kriitiku rolli tõsiselt. Jah, täpselt. Väga maitseb. No nii. Ma teen vahepeal... See on nagu jooksa mingit maasikapiima. Jah, selles suhtes, et niimoodi, kui nüüd võrrelda, siis jääb ikkagi see Põltsamaa lahjaks. Võrreldes. No! Ma veel... See on sellepärast et see on 19 € kilo, see mingi 6.
sest ta on jah, vaata, ta ei taha paralikult moos nagu. ei lahustu vaata hästi või Jaa. selle Jaa. asi ja siis... see ka vaata, ta jääb praegu ka niimoodi nagu... tükkidena rohkem Jah. aga see jah läheb nagu sinna sisse. jaa, sellega ma olen nõus. maasikad ongi vegan. matša on päris maitsev ju. on ju. siin on matša kauged inimesed, kes on täna öelnud, et matša on päris hea. väga hea isegi. ja see on nüüd täiesti basic ilma mingi maasikamuusita. ja mulle võib-olla isegi see meeldib rohkem kui see. okei, väga hea. no vaat. asi on lihtsalt selles, et matša beer. Matšas. ja asi on matšas. ei no aga matša on väga kõige olulisem komponent. Tarbimine on ka oluline, aga tegelikult sellest kvaliteedist on nagu üli oluline on kvaliteet. mis te arvate, mis see 40... ma aitan sind, mis juhtus? saate aru, ma veel mõtlesin kodus, et kas ma julgen selle kollase setki panna, mõtlesin, et noh, ma kõrrega ju joon, et no mida juhtub. kus see on üldse? Siin. no ja mida juhtub, terve pool seda topsi lendas laiali ja sülla mulle. tule veel su minu tegijatel juhtub ju. mis on uus teil ma räägin, tule veel su grannad appi. no igatahes paneme teistele kodune parim. meil on nüüd tõehetk, pesumasin sai valmis. no ausalt öeldes tõehetk oli, kas üldse kaamera töötab. nojah, sest praegu see ei tahtnud töölegi minna. nii, no dressipluusi peal väga ei olnud, ainult varrukate peal. okei, vaatame pükse. jah, vaatame pükse, jah, las see olla. ma ei taha. ma ei taha. puhtad. ongi puhtad, jah. täiesti puhtad. Yeah! Yeah! puhtad. Oh my god. nii, ma olen koju jõudnud ja kaamera on praegu riisi sees igaks juhuks, sest et jah, see läks ikkagi selle matšaga kokku, kui see kõik ümber lendas. Nii et ma loodan, et kõik on okei. Reaalselt. Igatahes ma olen kodus, ma ei teinud seda matšat nii palju ja tegelikult me proovisime veel jääkohvisid ka. Ehk see mul on süda veits nagu siuke, kuigi tavaliselt mul matšast ei ole, aga ma arvan, see nagu jääkohv ka ja siis ikkagi seda matšat väga palju, ehk siis ma arvan, et ma olen veits võimagi sellest. Aga jah, ma olen nüüd kodus, ma saadan mõned meilid ära ja siis tegelikult ma lähen, käin 2 pakil järgi ja tulen koju tagasi ja õhtul me lähme Anetega jalutama. No nii, ma ei teinud ühtegi klippi küll sellest, aga ma käisin pakkidel järgi, wow. Siin on rohkem asju, kui ma arvasin. Igatahes, mis meil siin on? Dave & John's röstitud põlduaad meresoolaga. Issand, kui huvitav. Oh my god, kui mango slices. We love. Passion fruit. Oh my god, nii. Edamame. Nendest oli meil siin juttu eelmises vlogis. Röstitud sojavaad oliivõliga. Veel mangot. Oota, mango spicy ginger lime twist. Mango chili twist. Issand, kui huvitavad põlduaad. Ja siis siin on tatleid. No vaatab, ma ei ole neid Dave & John's tatleid proovinud. Ma muidu nagu nende tatlitega mul on olnud nagu kahetisi kogemusi, aga ma annan neile võimaluse. Ma küll arvasin, et nad saadavad mulle avokaadoõlid, sest meil oli juttu sellest. Aga ma ei tea, aga ma sain ikka enda pakida. Kaisa, jah. Väga põnevad asjad. Ma tahaks kohe midagi, aga ma ei hakka ikkagi võtma, sest et me läheme jalutamise asemel Anetega sööma. Ta ütles, et tal on kõht nii tühi, et kas mulle sobib, kui me läheme hoopis sööma. Ja ma ütlesin, et ikka võib.
väikene teisipäevane ma ei tea, mis juhtus. Pidin mehe kutsima, et kuule, tuled autole järgi või? niimoodi siis. Tere hommikust, käes on kolmapäev, päike paistab ja ma pean trenni minema. Ma ei viitsi absoluutselt üldse. Nagu, kui see oleks minu valik, siis ma praegu pikutaks voodis. Või see on minu valik, aga ma ei lase enda mõtetel ennast ümber veenda, nii et igal juhul lähen trenni, teen jalapäeva. Ma ei ole nagunii saanud trennis käiagi nüüd, sest et ma olen haige olnud. Aga nüüd tuleb tagasi ree peale saada. Nii et let's go! Trenn sai tehtud. Nüüd on ilm pilviseks tõmmanud. Aga trenn oli täitsa mõnus. Ikkagi tore oli käia üle peaaegu nädala. Ja nüüd koju. Nii, ma olen ennast vahepeal valmis saanud ja ma filmisin Instagrami jaoks just oma koti unboxingu. Ma nüüd tõesti tõmban pidurit selle asjade tellimisega, et see eelmine vlog oli päris crazy. Ja ma saan sellest aru. Aga ma ikkagi jagan teiega ühte ostu, mis on minu jaoks märgilise tähendusega. Nimelt ma otsustasin, et ma tahan kuidagi enda jaoks erilisel viisil siis tähistada seda Kirstordil Girls Nighti ja et ma sain üksinda selle korraldamisega nii hästi hakkama ja et kõik läks plaanipäraselt ja ma sain selle visiooni ellu toodud, mis ma tahtsin. Et siis ma teadsin, et ma kuidagi tahan ennast premeerida ja ma siis tellisin endale kanni koti. Laural ja Anetel on ka seesama kott teistes värvides. Nii et ma olin 2 koti vahel tegelikult Coach Jet Vanilla toonis kott või siis see, ehk siis mõlemad sellised nagu helekollased. Aga Coachi kotte on mul juba 3, nii et ma otsustasin, et ma võtan ikkagi midagi täitsa uut ja saingi Anette seda kanni kotti ka niimoodi käes hoida, enda peal proovida ja sai väga nunnu, nii et selle ma siis endale tellisin ja just nüüd avasin. Et ma iga päev endale mingeid selliseid kalleid kotte ilmselgelt ei telli, see on pigem nagu midagi erilist ja ma olen väga rõõmus, et nüüd on sellel kotil minu jaoks ka selline teistsugune tähendus. Ehk siis ta sümboliseerib minu jaoks seda, et ma saan hakkama kõikide asjadega, mis ma endale eesmärgiks sean. Et selline armas kotike, siin on see crossbody rihmakene ka ja selline nunnu väike helekollane. Nii et jah, ma just filmisin Insta jaoks selle unboxingu ja nüüd ma sätin üles podcasti setupi ja salvestan. Ja ma ei olegi tänase osa jaoks voice ette kuulanud või midagi välja valinud, nii et ma lihtsalt jooksvalt vaatan, mis tuleb ja seekord siis niimoodi. No nii, see episood on tehtud, mul olid siin tehnilised apsakad vahepeal. Lambist üks mälukaart nagu ei toiminud või mul hakkas kaamera nagu vilkuma. Ma olin juba nagu, kas see matša ikkagi kahjustas eile kuidagi seda kaamerat, hullult muretsesin, vaatasin kõik, ma ei tea, vahed ja asjad üle, aga ei tundunud nagu, et see matša oleks kuskile läinud. Igal juhul panin teise mälukaardi ja asi sai lahendatud. Ja nüüd mul ongi natukene veel aega ennem, kui ma lähen üritusele. Täna on siis ühiskokkamine. Marsana kutsus mind. Nii et ma lähen siis õhtul sinna kella 5. Aga natuke on mul aega, nii et ma võib-olla monteerin kokku ühe reelsi, mis ma just enne filmisin ja vaatan veel, mis ma siin nipet-näpet saan ära teha. Mul on kõht tühi tegelikult ja ma ei jõua midagi vaaritama hakata. Ehk siis ma mõtlesin, ma proovin neid röstitud põõtubasid meresoolaga. Täitsa hea snäkk.
meenutab nagu mingit soolapähklit. Valku 21 grammi 100 grammi kohta. Mul on mingi kaos siin ümber, ärme seda tähele pane, aga selline on minu outfitkene täna. Nii et sellised siidi, minu satiini püksid ja bluus ja siis mu kollane kotika. Minu arust väga mõnus. Nonii, ma olen kodus ja ma läksin taksoga, sest kiire oli, aga vähemalt ma tulin ühistranspordiga ja kogusin samme. Kuigi ma vist ei saanud ikkagi täis 6000, no 1000 oleks veel, võib-olla teen paar ringi siin toas. Ürituse kohta nii palju, et väga-väga vahva oli. Tuleb välja, et mulle need ühiskokkamised meeldivad, saad uute inimestega tuttavaks, midagi on nagu teha ka. Ja seal Food Studios ma ei olnud varem käinud, väga äge koht. Ma olin kohe mingi, siin äkki võiks oma sünnipäeva pidada. Et väga lahe. Ja sain tutvuda uute inimestega, et uuemad tegijad, kes on TikTokis aktiivsed, väga lahe oli. Ja mulle meeldib kasutada neid üritusi viimasel ajal nagu sotsiaalse eksperimendina. Et kui hästi ma toime tulen, kas ma räägin kellegagi või ma olen terve aeg üksi, sest üksinda ma siin üritustele lähen alati. Ja vist ei ole mitte ühtegi korda olnud, kus ma tuleks nii ära, et ma ei oleks kellegagi rääkinud. Nii et tihti ma arvan, me mõtleme oma peast need olukorrad hullemaks, kui nad tegelikult on ja tegelikult võib hoopis väga tore olla ka üksinda kuskile minna. Igal juhul, see oli siis Arm & Hammeri üritus ehk siis söögisooda, aga neil on tegelikult soodaga erinevaid tooteid, mitte ainult söögisoodat müügil. Aga see on siis USA bränd, väga tuntud ja siin meil ongi Pure baking soda ehk siis ma näitan teile lihtsalt, mis kingikoti ma sealt kaasa sain. Toidud olid ka väga maitsvad, mis me seal tegime. Mulle meeldisid kõik väga, et aga mida tahaks ise kindlasti proovida teha, olid need krevetid. Frititud krevetid siis, kuigi jah, endal mul õlifritüüri ju kodus ei ole, aga vaataks võib-olla prooviks kuidagi teistmoodi ja võib-olla natuke vähem õliga, kuigi ma ei tea, kas siis saab sellise tulemuse, ma natukene kahtlen selles. Nii, siis on meil siin värskeid vilju, meil on apelsinid, mustikad, tahaks kohe täitsa praegu kohe näksida ja siis on siin lausa, oi kui ilusad maasikad. Mis ma nendega teen? Ma pean kohe midagi tegema nendega, mul on see tunne. Või ma üksinda, ma ei söö neid kõik ära, et nagu äkki kuidagi kasutada kuskil. Teha homme mingisugune müsli bowl endale, mul ei ole müslit, mul on kreeka. Nojah, kreeka jogurt ja mesi ja maasikad näiteks. Nii, ja siis siin on meil nüüd mingid huvitavaid tooteid veel selle sama brändi poolt. Sensitive Care. Oi, kui hea, ei pea hambapastat mõnda aega ostma. Siin on selline nende hambapasta, siis on veel Advanced White Pro. Veel selline. Selline. Ja siis veel söega ka. Väga huvitavad. Ja mis meil nipid ja trikid. Mis siin põnevat on siis küpsetamiseks, puhastamiseks.
lõhnade neutraliseerimiseks. Kui põnev. Äkki siin on tossude puhastamisest midagi? Mul oleks vaja. Valge šokolaadi ja maasikatega muffinid. Okei. Ühesõnaga mingid huvitavad asjad veel siin. Selline kingikott. Väga vahva. Täitsa väss on peal. Sotsiaalne patarei saigi tühjaks ja nüüd kell on natuke 9 läbi. Ehk siis ma tahaks just raamatut lugeda. Teada, keegi küsis ka mult, et mis raamatut sa seal kuskil blogis lugesid. See oligi vist äkki siis üleelne blog. Ma vist ei rääkinud sellest midagi, mis raamatut ma lugesin. Anette laenas mulle Dark Romance raamatuid. Mina ei ole Dark Romance'it varem lugenud. Ja siis ta laenas mulle ühte enda lemmiksarja. Ehk siis esimene raamat oli God of Malice. Selle ma sain läbi. Ja mul on natuke piinlik öelda, et ma loen neid raamatuid, sellepärast, et kui sa oled neid lugenud, siis sa tead, mida ma olen lugenud. Ja seal on some weird stuff, mis kindlasti kõigile ei sobi. Ja ma olin ka alguses mingi Aga ma siiski läksin sellesse sisse ja mulle täitsa meeldis. Ehk siis kuna Anette laenas mulle korraga need 2 raamatut, see teine järgmine on siis God of Pain. Nii et see on mul nüüd, ma olen siit mingi 100 lehte lugenud ja täitsa põnev. Ma ei tea, nii imelik on rääkida, et ma loen sellised raamatuid, sest see, mis seal toimub, on selline, mul on tunne see oleks kriminaalne, et ma loen neid ja te teate, et ma loen neid. Igatahes, whatever. Nii et mul on see raamat pooleli ja ma võib-olla tahaks veits lugeda. Aga siis ma võiksingi vaikselt magama sättida. Ja homme on veel üks üritus. Ja siis ma peaksin monteerima oma eelmise nädala vlogi ja podcasti ja... Nii et tegevusi jätkub, aga homme hommikul ma pean kindlasti trenni minema, nii et see on esmatähtis asi homme. Tere hommikust! Käes on neljapäev, ma tegin endale imeilusa hommikusöögi, vaadake lihtsalt seda. Marjad, kreeka jogurt, mesi, njamma, so excited. Ja miks mul veel on täna väga hea tuju, sest et ma magasin ülihästi, ma ei pannud endale äratust. Ma tean, ma tõusen alati kuskil 8-9 vahel nagunii ja siis ma tõusingi tegelikult esimene kord 8:03 või midagi sellist. Siis ma tundsin, et ma ikkagi veel ei taha tõusta. Ja siis ma tõusin 9:20. Nii et natuke magasin sisse, aga mu sleep score oli 93, mis vist on kõige parem sleep score, mis mul üldse olnud on. Võib-olla on olnud mingi 95 ka, ma ei tea. Igatahes. Ja siis, kuna ma olen nüüd kuu aega keskendunud tervislikumale, paremale toitumisele, olen olnud kaloridefitsiidis ja liikunud rohkem, siis mul oli aeg nüüd uuesti mõõdud võtta, sest ma võtsingi kuu aega tagasi mõõdud. Kaalu mul kodus ei ole, ma arvan, see on ainult hea asi, et see kaalunumber, see ma arvan ei ole minu jaoks nii motiveeriv, kui see, et ma tean, et reaalselt mõõdud on väiksemaks läinud. Ehk siis ma tegin täna mõõdud, võtsin täna mõõdud. Ja ma olen pihast 5 sentimeetrit väiksem, kui ma olin kuu aega tagasi. Ja mujalt ka kõik mõõdud on vähenenud. Nii et ma olen super õnnelik ja rahul ja uhkend üle, et ma ei ole tõesti toitu tellinud. Okei, ma olen väljas söömas käinud, seda te olete näinud. Aga ka siis ma ei ole kas siis kõike ära söönud, kui kõht saab täis, siis ma rohkem ei söö näiteks. Ja kui on olnud võimalik, olen teinud ka tervislikumaid valikuid, siis samas käisin just Anetega, sõin purksi. Ega see purks ka, mis ta nüüd siis nii hull tegelikult on, lihtsalt saia on seal. Ja kui on mingid friikad, siis need on õli on ju. Aga jällegi, ports oli mega suur, ma ei söönud seda kõike ära. Et kõik siuke mõistlikkuse piires ja ma tunnen, et ma ei olegi nüüd mingi
saikarilt ennast piiranud ja sellepärast see on nagu väga okeilt läinud. Ja noh, tõesti, ma ei ole mingi Mäkki tellinud kuu aega, ma ei ole mingi Hessi söönud, pitsat, ma mõtlen. Kas ma olen pitsat söönud? Ühe korra olen pitsat söönud. Et igatahes väga õnnelik. Ja nüüd ma sööngi ära ja siis ma lähen teen ülakehapäeva jõuksis. Õnn oli kiire ja korralik. Õues on nii kohutavalt külm ja tuuline. Oh my god, õues on lihtsalt nii külm ja nii tuuline. Nagu millal see lõpeb? Millal see reaalselt lõpeb? Aga mis tegi tuju heaks oli, ma nägin juba mingisuguseid põõsakesi, mis olid nagu roheluses. Cute. Trenn oli väga kiire, efektiivne, aga mul on tegelikult nüüd päris kiire, sellepärast et täna on järgmine üritus. Ma lähen Passiflora lilleseade brunchile. Ehk siis mul on tegelikult tund aega, et käia pesus, panna end valmis ja liikuda siis, mis see aadress oli? Mingi Volta, uus Volta. Kuskile sinna kanti. Ma teen oma meiki siin ja kuulan samal ajal Sara Larssoni intervjuud Call Her Daddy podcastis. Ja ta on täiega äge. Ta meeldib mulle ja mulle meeldib, et ta on nagu chronically online lihtsalt. Aga ja mulle meeldib täiega ta stiil. Ma küll sellist muusikat väga ei kuula. Aga tegelikult isegi mulle meeldivad täitsa ta laulud. Ja teate mis või? Ta esineb Poolas Open Air festivalil, sellel, kus ma käisin paar aastat tagasi. Ja see Open Air festival kestab 4 päeva muidu. Ja oma eelneva kogemuse põhjal ma võin öelda, et 4 päevaks ma ei taha sinna minna. It was too much. See oli liiga palju kõndimist ja mu kehal oli raske. Aga ma vaatasin, et ta esineb 4 päeval ja 4 päeval oli nagu veel paar väga head esinejad. No põhimõtteliselt kõik need, keda ma tahaks kõige rohkem näha, olekski 4 päeval. Ehk siis ma saaks osta 1 päeva pileti. Aga mul ei ole kellegagi minna ja teate, see teeb nii kurvaks. Nagu ma tahaks täiega minna. Ja siis ma saatsin Anetele ja Laurale grupi chati selle, nagu obviously esimesena kohe neile. Ja siis Anette oli mingi, et kas ta ütles midagi sellist, et mul on need päevad möödas, kus ma mingi teise riiki festivalile läheks või no midagi umbes sinna kanti. Ma aga mul ei ole. Et nagu, see oleks nii tore, eriti nagu 1 päevaks minna. Et see ei ole ju nagu üldse nii palju. Ja no ma võin küll Maaritiga veel rääkida, aga Maarit kogub ju sünnipäeva pidamiseks raha ja vaevalt, et ta tahab siis sinna minna, kuna see on ikkagi jälle kulu on ju. Ja siis teised sõbrannad kuulevad teistsugust muusikat ja suvel on kõikidel mingid oma tegemised ja nagu ma ei ole kellegagi minna. Nii et see on täiega kurb, sest et ma väga tahaks teda laivis näha ja siis seal on veel see TXX, kes oli kunagi nagu, ma olen nende lugusid nagu nii palju kuulanud. Nii head lood. Ja siis, igatahes veel seal mingisuguseid ja see oleks nii tore. Ja muidugi, kui ma läheks, siis ma paneks mingisuguse Sara Larsson inspired outfiti ja see oleks lihtsalt nii fun. Aga no jah. On nii nagu on siis. Vaat festivalile ma nagu üksinda ei lähe. Ostsin üleeile. Sorry. Te liigutasin. Ma ostsin üleeile reisi endale. Kas ma ütlesin seda? Ma ei usu. Ma ei tea. Igatahes ma ostsin reisi ja lähen üksinda nädalaks. Crazy. Nii pikaks ma ei ole üksinda läinud varem. Aga jällegi mul ei olnud kedagi lihtsalt võtta. Ma oleks muidu kellegagi koos läinud, nagu oleks võib-olla funnim, aga no ei ole kedagi, nii et siis tuleb üksinda minna. Aga võt festivalile ma ei lähe üksinda. Nope. That's not fun. Igatahes ma jätkan oma meiki. Ma ei tea, mida silmadega teha täna. Võiks nagu midagi kerget, aga samas nagu tahaks mingisugust sädelust. Muide, ma ostsin üle mitme aasta Nixi selle Control Freak läbipaistva kulmukeeli. Ja see oli mingi aeg Anette lemmik.
ja siis ta mingi aeg lõpetas selle ostmise ja ma ei mäleta, mis sellega siis oli. Kas sellel muudeti midagi või mis teema oli? Kuna ma olen siin tahtnud oma kulmusid teha natukene vähem intensiivselt, siis ma nüüd kasutan praegu läbipaistvat kulmukeeli. Aga silmadele ma arvan, et ma ikka kasutan oma Kylie paletti ja siis lihtsalt panen äkki seda Douglase sädelustikki. Ma reaalselt väga soovitan seda, no kes eelmist vlogi vaatasite, nägite ka nagu nii ilus jääb see. Täna on meil selline outfitikene ja roosad papud. Väga nunnu kevadine. Passiflora saatis hommikul selle värvipaleti ka, et kui veel outfit ei ole otsustatud, et siis võid midagi sellist selga panna ja seal olid kõik siuksed pasteelsed kevadised värvid, nii et ma siis lähtusin sellest ja ma saan jälle oma uue kotiga minna. Millises vormis toimetame. Hästi loomulik on olnud kõik, et Hanna minu kõrvale jõudis ja Helemaid. Märtsima, vaid ta lihtsalt ongi väga õrna varre otsas. Et kui ta jääb kimpus teiste lillede toele, siis ta jääb ilusti. Aga kõik lillevarred me saame ära puhastada ennem, kui me hakkame neid kimpu panema. Mõte on siis selles, et kui me lillekimpu hakkame näiteks mõtlema, et umbes siit hoidma, siis kõik sellest hoidmiskohast allapoole me teeme varred puhtaks. Et sellel on esiteks, et ta on visuaalselt ilus. Teiseks on see, et kui me paneme pärast kimbu vette ja siis jäävad need lehed vette, siis need lehed hakkavad seal vees mädanema, siis vesi roisku ja siis tähtsad lilled kiiresti ära. Et me natuke pikendame nende lillede elu iga selle. Kui sa valid näiteks roosad toonid, et panedki kõik erinevad toonid kokku ja siis paned omale vaherohelist või siis oranžid toonid omal kõik kokku. Et on ka tegelikult hästi toreda sellise mulje jätta. No nii, väga vahva lille töötuba oli, selline tuli siis minu kimbukene, selline metsik, aga ülinunnu minu arust. Ja mul ongi tegelikult veel eelmisest nädalast see Interflora kimp veel seal teises vaasis, aga no see on niisugune, et eks ta on juba suht ära kuivanud, ma nagu tahtsin viimse hetkeni veel seda hoida. Aga nüüd ma saangi siis välja vahetada selle ja tegelikult sai väikse kingikoti ka kaasa ja siin on makroonikesed. Ja siis selline passionate mango. Oi kui hea lõhnaga selline heleka küünal. Väga lahe. Väga hea lõhnaga. Heleka on ju ka YouTuber. Nii, sooduskood Passiflora 10. Kusjuures, mis see Passiflora on, nad ei ole siis nagu lillepood, vaid nad on lillestuudio ja põhimõtteliselt nende juurest sa saad siis kas ette tellida kimpu, aga see peab olema tõesti nagu ette tellitud, sellepärast et neil ei ole nagu koha peal lihtsalt nagu niisama lilli, selleks, et vähendada ka nagu äraviskamist, üleliigsete lillede nii-öelda äraviskamist, et siis ongi ainult nagu tellimuse peale. Tulevad siis neil need lilled, et nad teevad kellelegi kindlale siis kimbu või siis ongi üritused, et sa saad kas mingit oma sünnipäeva tüürkut õhtut seal pidada ja mul küll nii eile kui täna läks nagu pirn veits põlema, et mingi nii ägedad asjad, mida saaks koos sõbrannadega teha, et eile see Food Studio ja täna tegelikult see Passiflora, et kui vahva, et neil on nagu seal olemas ka siuke kohvinurk ja saab tellida mingit sööki ju sinna. Ma ei tea, ma ei ole niimoodi uurinud, aga nad ilmselt pakuvad isegi nagu valmis pakettidena midagi. Et väga lahe ju, kui lähed sõbrannadega ja kõik saavad kimbu teha, et nagu õpid midagi uut ja teed midagi ja samas saab seal nagu niisama istuda ja väga mõnus kohakene oli see. Et väga lahe. Tore. 2 tundi läks seal nagu niuhti ja nüüd ma olen kodus tegelikult ilus, pooleldi ilus ilm on selles suhtes, et väga külm on, aga päike paistab, see on nagu väga mõnus.
et mõnes mõttes tahaks nagu jalutama minna, aga tegelikult mul on vaja ikkagi tööd teha. Ma sain podcasti episoodi valmis, nüüd see downloadib ja ma tundsin, et ma ei jaksa täna üldse tegeleda toidu tegemisega. Nii et ma olen praegu näksinud neid maasikaid, aga tellisin endale nuudleid. Üks mu lemmikuid asju on nuudlist pad thai nuudlid. Nii et need ma tellisin. Tõstan endale, no selles suhtes, ega ta ei ole mingisugune ülimalt tervislik toit ilmselgelt. Et ikkagi seal on rasva omajagu. Aga ma ei viitsi nagu üle ka põdeda. Vahepeal natukene endale tuleb lubada, sest muidu on nagu täiesti see tunne, et oh my god, ma ei tohi mitte midagi ja siis see tahe on võib-olla veel suurem tellida mingit mäkki või midagi sellist, et peab balansis olema, nii et jah, ma tõstan endale nuudlid ja siis ma arvan, et ma ei teagi, kas vaataks Netflixist midagi või YouTube'ist. Ja kui ma vähegi viitsin, siis ma võiksin veel minna samme koguma, sest et mul oleks vaja siuke 2500 sammu veel saada, mis ei ole tegelikult väga palju, nii et mingi väike tiir koduümbruses oleks ju täitsa tehtav. Yummy! Tere hommikust, käes on reede ja aeg on trenni minna. Täna on kardiopäev. Not looking forward to it. Aga tuleb ära teha. Ja mis te arvate, kas ma eile õhtul peale söömist läksin jalutama? Ei. Ei läinud. Ma tegin kodus 1000 sammu ja rohkem. Ma ei jaksanud. Oh my god. Tehtud. Iu. Aga ma tegin ühe viimase aja parima aja rattaga. Nii et võib rahule jääda äpsid otsa ja nüüd koju. Täna tuleb monteerimispäev. Ma ausalt öeldes ei tea, mis juhtus. Võib-olla mul on kõht tühi ja ma peaks tegelikult lihtsalt sööma, aga mul on mingi täiesti energy crash. Ja ma tegelikult ei tahaks nagu reaalselt mitte midagi teha. Ma ei tahaks ühtegi inimest näha. Noh, inimesi ma eriti ei peagi nägema. Ainult Red Bull pidi mulle täna tooma nende uue maitse. Aga jah, ma tahaks nagu lihtsalt magada ja ma ei tea, voodis olla. Aga mul on täna vaja kokku panna oma pühapäevane vlog. Nii et see ongi mu tänase päeva nagu põhiline ülesanne. Ja kui ma sellega saan valmis, siis ma võin endaga rahul olla. Ei no reaalselt, mis on elul viga, kui Red Bulli kuller toob 2 kasti Red Bulli pluss uue maitse. Ma just filmisin story jaoks küll oma esmareaktsiooni sellest Summer Editionist. Aga jagan teiega ka. Tuli sellises pakis. Neil on alati mingid põnevad pakid. Ja seda Summer Editionit, see on siis laimi, sudachi ja kerge pomelo maitsega. Ma ei tea, mis asi on sudachi, ärge küsige. Ja seda on siis nii sugar free kui ka siis suhkruga variante. Selle suhkruga ma tegin juba lahti. Ja siis, mis siin pakis veel on, siin on mini printer. Ma saan välja lasta telefonist pildid. That's crazy. Nii lahe. Nii lahe lihtsalt. Ja uue maitse kohta siis nii palju, et kellele meeldivad siuksed tsitruselised hapukad maitsed, siis see kindlasti meeldib. Ehk siis mulle meeldib väga siuke nagu tsitruseline ja mulle ei meeldi liiga läägelt magusad maitsed. No näiteks see nende see mingi gummy bear maitse
I'm sorry, aga see on õudne. Ja noh, muidu mul oligi ju kollane Red Bull oli mu lemmik. Seda vist enam ei ole Eestis, ühesõnaga ma ei ole seda kuskil näinud. Ehk siis väga kurb, aga see on päris hea. Ta ei asenda küll päris seda kollast, aga ta on hea. Ja ma arvan, et see on see, mida mul on tänasest päeva just vaja, nii et väga-väga tore pakk ja ausalt öeldes tegi tuju paremaks küll. Kuna need nuudli portsud on nii suured, siis mul on tänaseks lõunasöögiks ka veel nuudlikauss ja siis õhtuks teen ise midagi. Aga see on nii hea. Nii hea. Oh my god. Ma olen siin monteerinud ja mina ei tea, kas äkki see šampoon ikkagi ei sobi mulle, see niisutav šampoon. Ja ma pesin täna juukseid ja nad näevad veits nagu mustad välja. Või kas ma teen midagi valesti? Ma ei tea. Igatahes something is off ja nüüd mul tuleb issi järgi mulle ja me läheme koos Lidlisse, sellepärast et homme on venna sünnipäev. Kristjan saab 23 ja me peame kodustama sünnipäeva. Siis me eelmine nädal arutasime, et mida võiks süüa teha ja siis ma pakkusin, et ma võin tulla appi, et pizzat teha. Ja siis soovitasin, et Lidlist osta nagu see pizza põhi, mis on seal külmaletis, see on mu enda lemmik. Et sellega on kõige lihtsam teha ja üldse, et Lidlist saab nagu kõige parema hinnaga mingid juustud, asjad, kõik, mis sinna pizza peale läheb. Ja siis ütles, et ta võtab mu kaasa ja lähme ostame koos need asjad homseks ära. Nii et nüüd me lähme siis Lidlisse. Ja siis ma tulen koju tagasi ja mul on vaja see vlogi monteerimine lõpetada, sest ma ei ole ikka veel lõpuni jõudnud. Nii, mul on isaga Lidlis käidud, siis ma käisin veel ise pakki viimas pakiautomaati ja pakke võtmas pakiautomaadist ja ma ei viitsinud üldse mitte midagi teha. Aga nüüd on tähtsad asjad tehtud. Sammud ei ole täis ja lihtsalt siis on nii. Ma ostsin juba mõned päevad tagasi selle Orncrafti uue limonaadi. Guava maitseline ja vähem suhkrut on siin. Nii et siin on sama palju, kui on Heavenly's 5,5 grammi 100 milliliitri kohta. Ja mul on need Orncraftid väga meeldivad muidu, nii et ma tahtsingi selle ka ära proovida. I like it. Oi, oleks selle maitseline Red Bull. Nii hea. Mulle meeldivad guava maitselised asjad. Aga ta on täiesti süge mahe, et ta ei ole nagu mingi magus. Kui hea. Ma võtangi selle kõrvale ja monteerin veel viimase jupi vlogi. Mind ootab ees lugemine, raamat on praegu kaamera all. Aga ja, ma loen oma seda God of Pain raamatut edasi. Ma olen praegu kuskil poole peal. Ja süka chill reede õhtu. Tere hommikust, käes on laupäev. Ja ma tegin endale just hommikusööki. 2 muna. Siis airfryer'is tehtud saiad. Ma mõtlesin, et ma söön äkki siia kõrvale neid Marvi krevette mango chili kastmes. Ja siis ma tegin endale matšaka. So excited. Kui hea. Jah, ma mõtlesin, ma annan äkki võib-olla teile ka siis teada sellest maitsest. Mulle väga meeldivad need ja ma kujutan ette, et neid mango chili krevette saaks kasutada väga hästi kuskil salatis. Ja ma tahakski täiega proovida ka teha mingid krevetisalateid, sest ma ei ole kunagi teinud ise. Aga ja, soovitan, kui näed kuskil poes, siis proovi kindlasti. Mul on väga harjumatu ennast vaadata, sest et ma ei viitsinud eile fake tan'i panna ja ma olen väga hele. Aga kohe hakkan minema venna sünnipäevale, aitan seal siis pitsasid teha ja ma panin selga selle helekollase Primarkist ostetud T-särgi. Ma käisin sellega Anetega väljas söömas ka, mis iganes päeval see oli, teisipäev vist. Ja ma tahaks nagu midagi põnevat siia juurde panna. Ja siis ma tellisin igasuguseid ägedaid prosse. Siis ma korra mõtlesin, et äkki paneks nagu prossi siia. Mul on veel, ma tellisin endale, Anetele ja Laurale nagu sellised. See läks ka päris fun, nagu siia. Aga samas
on mul ka see Fun kaelakee, mis nagu annaks palju juurde. Ma vist panen ikkagi selle. Ma veits kardan nagu neid prosse, kuna nendel prossidel on päris paksud need nõelad. Et ma veits kardan keset seda T-särki seda panna, äkki jätab nagu augud järgi ja siis ma ei saa pärast neid ära. Ma lähen homme Tartusse ja just homme on mingi crazy ilm. Nagu kui me seda Tartu plaani tegime Mariaga, siis oli mõte, et loodetavasti on kevadine ja saab nagu ilma nautida, kuskil õues istuda ja homme näitab, et saab lund. Nagu mida? Ja ma pean oma villamantliga reaalselt minema. Ma ei taha see villamantlit enam näha, see on mul väga tore, aga nagu ma ei taha enam. Tahan oma nahktagidega käia ja nagu fun and spring vibes, please. Mul on siin 2 pakki teiega jagada, mis vahepeal minuni on jõudnud. Joik saatis mulle enda uusi. Siin on midagi vist natuke lahti läinud. Igatahes uued self-tanning tooted. Ja ma olen väga excited, et proovida seda self-tan facial misti. Mul ongi praegune see näo fake tan drops otsa korral, nii et ongi vaja midagi uut katsetada ja siis need self-tan body foam toonist Dark. Ma ei teagi, võib-olla proovingi selle täna ära. Siis Coffee and Sugar Skin Toning Body Scrub on siin. Aplikaator kinnas. Nii et selline põnev pakk. Ja teine on Douglaselt. Selline, et teate, ma ei oska ausalt teada öeldagi seda. Type B. Selline juuksehooldusbränd. Ja nagu ma siit loen, siis see on eksklusiivselt ainult Douglasest saadaval. Nii ilus nagu visuaalne pool. Kogu see pakk ja üldse need tooted ka, kohe ma võtan neid välja ka. See on siis kahjustatud juustele. Minul kohe kindlasti on kahjustatud juuksed. Ja siin on siis pre-wash damage repair mask. Nii et nagu ma aru saan, siis enne juustepesu paned kuivadesse juustesse. Siis on siin damage repair shampoo, kahususe vastane balsam ja siis leave-in treatment, aitab nagu lõhenemise vastu. Hair repair towel, designed to reduce breakage, freeze and enhance hair repair. Huvitav. Ja siin ongi siis näiteks see conditioner. Selline näeb välja. Ja see on siis see mask, mille paned kuivadesse juustesse. Väga põnevil, et kogu see sari ära proovida. See oli tegelikult ka mingi kuulsuse bränd, aga siin ei ütle, kelle oma ja ma ei mäleta. Ma võtan oma perfectly matching kotikese. Siia küll väga palju asju maha, aga mul ei olegi praegu väga palju vaja kaasa võtta. Ja lähen siis venna sünnale ettevalmistusi tegema. Tere hommikust! Käes on pühapäeva hommik. Kell on 7:37
ja ma hakkan meiki tegema, sest et ma lähen täna Tartusse Mariale külla. Ja ma eile kasutasin siis Joiki neid uusi isepruunistavaid tooteid. Ja pean ütlema, et mulle see näo isepruunistaja väga meeldis, väga lihtne oli kasutada, lihtsalt nagu spreitasin selle näkku. Käte pealt on natukene näha, et ma olen vist mingit uut asja kasutanud. Veidi jäi laiguline. Et ma küll tegin kõik oma tavapärase tehnika järgi. Ma oleks võib-olla pidanud lihtsalt veel rohkem panema kätekreemi pärast seda, kui ma olin fake tan'i pannud. Aga üldiselt tundub nagu ilus jume. Nii et esimese korra kohta ma jäin täitsa rahule. Aga jah, ma kella 9 bussiga lähen, siis ma jõuan ilusti 11:25 sinna. Ja siis meil on aega, et mimmutada ja jutustada ja Maria käis küll minu sellel Kirstoodil üritusel ka, aga kuna ta tuli Tartust ja ta ikkagi pidi õhtul tagasi minema veel, siis nagu pikemat aega jutustamiseks ei olnud. Nii et siis me leppisimegi kokku, et ma lähen talle külla. Eile õhtul lugesin veel seda God of Paini ja mul on jäänud väga vähe, vist mingi 20 lehte, kui sedagi. Aga ma pean ütlema, et jah, mulle see esimene raamat meeldis kindlasti rohkem, seda Anette ütles ka, et esimene ja 3. talle meeldivad. Et vahepeal, kui ma seda God of Paini lugesin, siis mul oli siuke tunne, nagu ma lihtsalt nagu loen pornot. Nagu, et veits nagu too much oli võib-olla minu jaoks seda smati osa. Et ja pluss nagu need seksuaalfantaasiad, mida seal siis kirjeldatakse, ei ole nagu ei lähe minu omadega kokku. Või nagu ma nagu ei fiili neid niimoodi. Ja siis ma olen mingi okei. Ja siis tuleb nagu järgmine peatükk jälle kogu see teema. Ja siis ma olen nagu veits too much, et nagu ma tahaks ikkagi raamatu pool nagu rohkem midagi muud. Nagu, et mulle sobib, kui seal on sees need osad, nagu see on tore, see annab juurde, aga kui see keskendub liialt palju nagu sellele intiimsele osale, siis nagu kuidagi, kus see sisu siis on või et kaob minu jaoks nagu midagi sealt ikkagi ära. Ja okei, siis see eile õhtul, kui ma lugesin, siis ma jõudsin nagu sinna kohta, kus see tuli siuke plot twist. Aga see plot twist oli ka minu jaoks kõik nagu võib-olla liiga ebarealistlik või nagu liiga... Ja nagu see, kuidas sealt asjad edasi arenesid, on ka nagu mingi muinasjutumaailm või nagu, et päris elus ei oleks asjad niimoodi. Ehk siis ma kuidagi nagu ma ei samastu ja see on nagu veits too much. Ma olen jõudnud Tartusse ja me oleme tulnud New Yorkerisse. Ja ma pean ütlema, et see ilm on täiesti crazy. Nagu lumi on maas. Lumi on maas, no mis siin toimub. Aga mis ma tahtsin teile näidata. Vaadake, kui ilus kleit, siuke mesh ja nagu nii ilusad päikseloojangu värvid. Ma küll kahjuks ei viitsi üldse proovida praegu, nii et see jääb siia, aga lihtsalt, et te teate. Ja siis ma ikkagi otsustasin mingisuguseid asju proovida ja ma proovisin seda kleiti ka ja sellest kleidist ainsana ma ei teinud teile klippi. Great. Aga ma ostsin ära selle ja ma ostsin ka selle roosa setikese, mis ma esimesena proovisin ja teised asjad jäid sinna. No vaadake, ma võtsin selle maisikana ja Maria võttis munapudru, mis on siis kartulisaia peal. No väga hea näeb välja. Ma nägin üks päev TikTokis üks naine rääkis rabarberi parfüümidest ja tõi selle välja. Mis see nüüd täpselt ongi? See on Prada, aga mis ta Fusion de Rhubarb. Selline. Ja tõesti, ma olen suur rabarberi fänn.
See oli küll väga. rabarberine, siin on ilmselt ka mingid roosi juures. Aga See oli väga siuke, mitte magus, vaid siuke hapukas, no täpselt nagu rabarber ja mitte siuke mingi chemical rabarber, vaid päris värske rabarber. Et kevadeks, suveks minu meelest on nagu väga selline mõnna. Ja see on näiteks, kuna ma olen ikkagi nuuskinud sinu kollektsiooni, siis sul sellist midagi ei ole. No ja hind on muidugi natuke hirmus, aga... No, aga kaubamaja vaata, nii et... Nii, tänasest päevast mul palju klippe ei olnud, aga natukene midagi ikkagi ja kui sa oled Tartusse minemas või äkki sa elad Tartus ja sa ei ole millegipärast käinud Sinimandrias, siis mina tänase põhjal väga soovitaksin. Nii ilus koht ja see maisikana, mis mina võtsin, imehea. Nii et tõesti, kes ei ole käinud, siis ma soovitan. Aga ma ei ole ammu teile ühtegi kingitust loosinud ja ma mõtlesin, et see viga tuleb parandada. Nii et ma panin kokku siukse väikse ilupakikese. Loos toimub täpselt nii nagu ikka, et jäta alla ükskõik mis kommentaar. Väga hea, kui lisad sinna ka oma Instagrami kasutaja, aga kui ei ole, siis ei ole. Saame ikka loositud. Ja ole subscribed ja siis kõikide kommentaatorite vahel loosin välja. Ja mida ma siis loosin? Kõigepealt sellise brändi nagu Hey Organicu poolt siis selline seerumikene. Siis Lift Pro Collagen silmakreem. Siis Nixi selline kuldne sädelev huulelaige. Maybellini Firework ripsmeduš. Ja üks mõnus calming näomask ka. Nii et siukene põhiliselt skincare, aga natukene meiki ka. Et umbes nädala pärast ma võitja loosin. Ja suur aitäh, et vaatasid, kaasa elasid ja näeme juba järgmises vlogis. Tšau!